kus kurat me oleme? Palun, Paar päeva tagasi oli Kris-poisil sünnipäev ja mina koos oma toakaaslaste ja sõpradega tegime talle ühe suure üllatusdinneri. Tulge minuga kaasa, ma näitan, kuidas me seda tegime. Juba varakul hommikul hakkasime kokkama, panin liha praadima, tegin igasuguseid preppi, sellepärast me teeme 2 kaua küpsenud liharooga. Nii pearoaks kui ka eelroaks. Pearooks teeme siis risotto alla milanese koos ossobucoga ja eelroaks teeme taco de carnitas. Aga selle jaoks, et see kõik oleks võimalik, viisid siis Kepu ja Gerhard Krissi kuhugi väga kaugele, las ma näitan. Kus kurat me oleme? Täiesti nagu kaheksatale see on Kepu idee tuua mind üksinda kuskile metsa kahekesi. Muidu ta pidi kahekesi tulema siia muidu. See on väga veider esimene koht siin Kepu. Kepu ütles siis hommikul, et tal on Krissile suur üllatus ja viib ta kuhugi täiesti imelisi kohta, on seda ülikaua plaani. Pool tundi liiga hiljem. Pool! Nagu siis oleks vähemalt nagu natukene kuulnud valgust. Me kohe sõitma hakkame. Ma küsin kodus, see vend tuleb kodu. Istub seal pool tundi, persat laiaks. Mõtlen, see minema hakkame. Aeg on! Siin ma siis tegin vegan alternatiivi ossobucole ja rääkides veganitest, Sydney jõudis kohale meie esimene külaline ja ettekandjad siis panid meil nüüd lauale vaikselt. See risotto alla milanese, mis ma tegin, oli imeline ja nüüd jõudis siis Kris lõpuks. Tere tulemast restorani, astuge julgelt edasi. Võid siia kappi jätta ja leid on lauakese üles. sellepärast neid astun süüa. No, bro. Ma arvasin, et Kris on juba ammu aru saanud, et siin on midagi kahtlast, aga ta ei aimanud mitte muffigi. Üllatused ei olnud, aga läbi sest siin ta nägi, et Sydney tuli kohale. Ja samal ajal, kui Kris hakkas alles aru saama, mis siin kõik toimub, hakkas eelroog valmima, ehk siis meie kaua küpsend tacos de carnitas. Need olid nii head. Punase sibula, sriracha majoneesiga. Keegi kahjuks külaliste reaktsiooni ei filminud, aga see oli tõesti hea. Nüüd igatahes läheb pearoog välja, risotto alla milanese ja kaua küpsend ossobuco. Huvitavalt hea välja. Ja huvitavalt head aga oli. Nüüd läheb siis viimaks magustoiduks kräsupea, eks küpsise kook, tegime sinna juurde ka väikse kokteili. Aitäh Karoliine. Ja siin on ka väike klipp, kus ma peaaegu tapsin Krissi ära. Panime sünnipäeva lapse põlema. Kräsupea ja küpsise kook. Hüva. Dinneri lõpus tegi siis Kepster meile natukene show'd, mängisime pärast Aliast, jagasime kinke ja ei, üli tore oli tõesti. Tore Kris, et sa midagi ette ei aimanud.